Hei, imeline hing. Olen Laina Helenurm ja sa kuulad mini-jutupäevikut Mõttekoht. Olles üle 20 aasta valgustumise teekonnal, jagan teiega mõtteid. Miks just miniversioon? Sest meile polegi rohkem vaja. Nii lihtne see ongi. On vaja võtta üks teema ja sellesse iseseisvalt süveneda. Meie aju mitmeid teemasid korraga nii ehk naa sügavalt läbi ei võta, mistõttu see 5 minutit annab palju võimsama tulemuse kui 10 pikka podcasti. Eelmises osas rääkisin kõige esimesest sammust, milleks on tuvastada toksiline käitumine. See on kõige olulisem punkt, sest kui me ei tunne ära toksilist käitumist, siis me ei saa neid inimesi oma elust eemaldada. Paljud inimesed ei oska nendele märkidele tähelepanu pöörata. Toksiline inimene ei presenteeri ennast alati ilmselgelt, nagu näiteks ebaviisakus. Seal on veel ohumärke, mida märgata. Seega, kui sa pole eelmist osa kuulanud, soovitan seda kindlasti teha. Selles osas aga jätkame 7 sammu, kuidas toksilistest inimestest vabaneda. Teise sammuga, milleks on piiride kehtestamine. Just nimelt piiride kehtestamine on teine samm. Ennast toetavate piiride kehtestamine ja hoidmine on oluline, et kaitsta end toksiliste mõjude eest. Selge piiride kehtestamine on emotsionaalse heaolu kaitsemiseks hädavajalik. Piiride kehtestamine on aga paljudele harjumatu ja võõras tegevus, eriti neile, kes on suure südamega andjad, kes on harjunud pidevalt teiste heaolu peale mõtlema, aga mitte enda heaolu peale. Aga ka need, kes ei väärtusta iseennast. Aga piiride kehtestamine eeldab, et sa ise tead, mida sa tahad, ja sa ise usud ka, et sa oled seda väärt. Kui iseennast ei hinda, siis ei hakka ju iseennast kehtestama, mitte mingil juhul. Sellepärast ma olen palju kordi rääkinud, kui võimas ja oluline on eneseväärtustamine ehk enesearmastus. Väga raske on piire kehtestada, kui sa ise ei usu, et sa oled väärt. Kui enesearmastus on nullilähedane, siis soovitan koheselt sellega tööd hakata tegema. See ei pea üldse nii olema, sellega on võimalik tegeleda. Sest kui sa ise ei usu, siis see inimene ka ei usu, kellele sa neid piire kehtestada soovid. Ja kui enesearmastamine vähene või nullilähedane, siis tõesti on see esimene punkt tegelikult. Meil on vaja seda vundamenti sinna alla. Ja kui enesearmastusega probleemi pole, siis 2 kõige olulisemat punkti piiride kehtestamiseks on enesekindlus ja selgus. Enesekindlus ja selgus. Ja see enesekindlus ei saa olla, kui sa oled ise ju ebakindel ja sus puudub enesearmastus, et sellepärast see enesearmastus on selleks vundamendiks, et sa saaksid enesekindluse ja selgusega väljendada, mida sa soovid ja mida sa vajad. Ehk siis on vaja selgelt sõnastada oma vajadusi, eriti naised armastavad ümber nurga jutte ja arvavad, et mehed peaks kohe puusalt aru saama. No see on selline üldine.
näiteks naine kurdab mehele, miks mina pean rabelema, miks sina ei võiks teha rohkem, et miks mina üksi kõike teen, on ju. Hästi tavaline lause. Siis see ei ole piiride kehtestamine. Piiride kehtestamine näeks välja umbes nii. Ma tunnen, et ma ei jaksa nii palju toimetusi teha. Ma soovin, et me teeksime õhtusööke edaspidi kordamööda. Näiteks, sina leiad oma lause, oma viisi, aga oluline on kasutada mina vormi, mina tunnen. Sest kui hakata rääkima teise inimese käitumisest, et sina teed nii ja nii, siis see mõjub ründavalt ja üldjuhul ei tule piiride kehtestamisest mitte midagi välja. Enese kehtestamine võib olla ka lause, ma nüüdsest hakkan 2 korda nädalas trennis käima. Kas sina saad lastega olla või leiame mõne teise lahenduse? See võib olla töökeskkonnas lause, ma olen väga rahul oma tööga, aga seda ma ei soovi teha. See ei kuulu minu ameti kohustuste hulka. Ehk leiate kellegi teise. Või vabandust, täna on minu puhkepäev. Ma ei saa tööle tulla. Sõprade vaheline piiride kehtestamine võib välja näha ka selliselt. Selline käitumine teeb mulle haiget ja kui sa jätkad sellist tegevust, siis ma eemaldun. Lauses peab olema igal juhul enesekindlus ja selgus. Ja see enesekindlus ei tähenda üldse ülbust, vaid sa lihtsalt tunned kindlalt ennast selles ütlemises. Tihtipeale eelistatakse aga piiride kehtestamise asemel hoopis vastupidiseid tegevusi, näiteks karistamist või et tagasi tegemist või vaikusega karistamist. Aga mitte üheski suhtes, olgu see töö, sõprus, paarisuhe, sugulased, pole olemas tagasi tegemist, mis meid ennast halvasti mõjutaks. See on nagu iseenda kraanivee mürgitamine. Tagasi tegemine on halvim variant, mida üldse teha saab. Ja vahel eeldatakse, et kui teed kõvasti tagasi, et siis ta saab aru ja rohkem ei tee, aga enamasti see nii ei käi. Sellised käitumised ei ole enese kehtestamised. Ja ükskõik, olgu see naine, mees, ükskõik milline suhe, kas paarisuhe, sugulased, sõprussuhe, kolleegid, vahet pole. Piiride kehtestamine algab selge eneseväljendusega. Ja sina leiad oma viisi, kuidas ennast väljendada. Oluline on jääda konkreetseks ja öelda, ma soovin, mul on vaja. Mina vormi ühe sõnaga tuleb kasutada. Ma ei jõua ära seda rõhuda, et mina vorm, see teeb imesid. Ja võid ka alati lahendusi pakkuda, et edaspidi teeme nii näiteks. Ja kindlasti ei pea tegema seda ülbelt või üleolevalt, et enese kindlust ei tasu segamini ajada. Üleolevusega, ülbusega, ei. Võid olla ka täiesti hooliv ja sõbralik, aga sa lihtsalt ütled neid lauseid kindlalt, kindla tundega. Nendes lausetes peab olema enesekindlus ja selgus. Sa kuulasid mini-jutupäevikut Mõttekoht. See pole juhus, et sa seda videot näed. See oli sõnum sulle. Võta sellest maksimum. Järgmine osa juba järgmine esmaspäev.